Läheme siis oma valguse peegeldamise teemaga asjalikumaks ja hakkame lahendama näidisülesandeid ja hiljem ka siis juba päris ülesandeid. Ja nüüd on muidugi eelisolukorras need, kes on saanud selle töölehe välja printida, kellel vastav võimalus on puudu, peab siis neid näidisülesandeid lahendama oma vihikusse ja ma püüangi siis nüüd neid näidisülesandeid lahendada selliselt, et mul ei ole seda väljatrükki käepärast. Ja ma olen teile pannud ka piltidena juhendid, kuidas siis endale vihikusse sobivat olukorda tekitada. Ja selle juhise järgi ma hakkan siis enda vihikusse näidisülesannet lahendama. Nii et näidisülesanne 1. Tasapeegel. Ehk siis selline peegel, kus valgust peegeldav pind on tasapind. Ja hakatuseks peaksin ma siis joonistama selle peegli, aga ma joonistan selle peegli mitte horisontaalselt ega ka vertikaalselt, vaid viltu. Ja see viltu saab siis olema nii, et ta on selle lehe serva suhtes 65-kraadise nurga all. Nii et ma märgin siin lehe servas ühe punkti ja siit siis 65-kraadise nurga alla joonestan lõigu, mis tähistab mulle peeglit. Ja et rõhutada nüüd, et sellest joonest ülemine pool on valgust peegeldav pind ja alumine pool siis valgust neelav ehk mattpind, teen ma siia allapoole need kriipsukesed. Enam-vähem selle peegelpinna keskel märgin ma siis punkti, kuhu mul valgus langeb. Ja sellel väljatrükil on siis see valgus mul 30-kraadise nurga all peegelpinna suhtes. Nii et ma jälle pean siis mõõtma nurga ja seekord siis peegli suhtes 30-kraadise nurga. Ja nüüd me oleme siis saavutanud selle olukorra, mis on enam-vähem täpselt samasugune nagu neil, kes siis saavad kasutada väljatrükki.
ja meie peame nüüd siis jätkama, ma võtan teise värvi, aga sa ei pea seda värvi vahetama, vaid võid siis jätkata oma joonise tegemist sama värvi ka. Ja esimese asjana peame me siis märkima langemispunkti. Need, kes seda siis vihikusse joonistasid, tegid ka juba. Ja nüüd tuleks siis siia joonistada ristsirge. Rõhutan, et ristsirge on risti peegelpinnaga, mitte pole risti selle langeva valgusega. Ristsirge on peegelpinna suhtes risti. Ma teen selle täisnurga märgi siia mattküljele, sest et muidu ma rikun ära siit selle poole, kuhu ma joonistama pean. Ja nüüd asun mõõtma nurki ja kõigepealt mõõdan ma ära siis nurga, mis jääb langeva kiire ja ristsirge vahele. Seda nurka nimetati langemisnurgaks ja tähistati tähega alfa ja see langemisnurk on siis võrdne 60 kraadiga. No kuna meie mallid ei ole väga täppismõõteriistad ja meie mõõtmisvõttegi ei pruugi olla väga täpne, siis võiksime siinkohal sõlmida kokkuleppe, et kui minu poolt joonisel mõõdetud nurk erineb sinu poolt mõõdetud nurgast 5 kraadi võrra, siis me oleme mõõtnud ühe suurusega nurka. Ehk siis, kui sina mõõtsid ja said tulemuseks nurga, mis on 55 kraadist suurem ja 65 kraadist väiksem, siis oled sa mõõtnud täpselt sama nurga kui mina. Ja järgmise sammuna peame me siis täpselt sama suure nurga mõõtma teisele poole ristsirget ehk siis 60 kraadi teisele poole ristsirget ja nii oleme me siis määranud ära suuna, kuhu läheb siis peegeldunud valgus. Ja kindlasti märgime siia peale ka selle, et ka peegeldunud nurk on 60 kraadi. Ja sellega on esimene näidisülesanne oma lahenduse saanud.